Lõunatund Nõmme raadios. Massihüsteeria kulg koroonasulgudest Ukraina sõjani. Mattias Desmet. Me elame murrangulistel aegadel. Ühelt poolt oleme täna tunnistajateks kõigest mõne aasta eest võimude poolt massidele dikteeritud koroonanarratiivi kokkuvarisemisele, teiselt poolt aga näeme, kuidas Ukraina sõja ümber loodud kohustusliku mütoloogia ümber on toimunud uus massiformatsioon. Ühe narratiivi kokkuvarisemisele järgnenud teise narratiivi pealesurumine ei ole aga kokkusattumuseks. Koroonaviirusesse puutuvalt näeme, et olulised faktid, mida kõik need, keda faktid veel huvitasid, juba ammu teadsid, on hakanud viimaks ka peavoolumeediasse imbuma. Alustades tõsiasjast, et pandeemia vallapuhkemises puudus Wuhani nahkhirtel igasugune süülisus. Nagu tänaseks üleüldiselt tunnistatakse, pärines COVID-19 tõepoolest Wuhanis asuvast laborist, kust vaieldamatult eksperimenteeriti koroonaviirustega. Kuid tänaseks ka peavoolumeediasse jõudnud info on ebameeldivam kui pelgalt teadmine, et viirus pärines laborist. Mis on eriliselt heidutav, on tõsiasi, et mitmed koroonasulgusid peale sundinud ametnikud teadsid juba algusest COVID-19 inimtekkelisest päritolust. Tasub meenutada, et koroonaviiruse valla pääsedes oli mitmeid tunnustatud inimesi, sealhulgas Nobeli preemia laureadist viroloog Luc Montagnier, kes hoiatasid juba kriisi vallandudes, et mõningaid COVID-19 DNAs esinevaid järjestusi lihtsalt ei eksisteeri looduses, millest järeldub, et COVID-19 pidi olema laboratoorset päritolu geneetilise modifitseerimise produkt. Vaatamata Montagnieri poolt välja toodud asjaolude tõesusele, jätkus valitsuste poolt rahastatud teadusajakirjanikel ning nõndanimetatud faktikontrollijatel jultumust nimetada Nobeli laureadist viroloogi vandenõuteoreetikuks ning šarlataniks. Maailma ühe tunnustatuma viroloogi tühistamine on vaid üks näide halastamatusest, millega tõde koroonakriisi ajal vahendeid valimata maha suruti. Soovitan siinjuures kindlasti kuulata ka Facebooki omanikust Meta tegevjuhi Mark Zuckerbergi avalikku ülestunnistust Joe Rogani saates, kus Facebooki looja selgitas täpselt, miks ta soovib Metas lõpetada faktikontrolli. Tasub meeles pidada, et kõikvõimalikud faktikontrollijad tegutsevad alati propagandamasinaväärgi instrumentidena, kelle töö seisneb narratiivi kummutavate tõdede ning tõerääkijate vaigistamises. Ent kas viiruse päritolu on lõppkokkuvõttes üldse oluline? Ta on seda vägagi. Antud tõdemus illustreerib veelgi selgemalt tehnokraatliku lähenemise totaalset läbikukkumist inimkonna koos eksisteerimist suunavalgena. Lisaks sellele, et haiguse tehnoloogiline raviviis kukkus ühemõtteliselt läbi, kuna mRNA-vaktsiinid ei peatanud teadupärast viiruse levikut, on tänaseks avalikuks saanud, et tehnokraatlik vaimulaad mitte üksnes ei ebaõnnestunud viiruse peatamisel, vaid oli viiruse algseks tekkepõhjuseks. Nüüd, kus on jõutud üksmeelele, et viirus pärines Wuhani laborist, on aeg küps esitada järgmine küsimus. Mis pistmist oli immunoloog Antonio Fauci'l Wuhani laboriga? Huvi korral leiate rohkem infot käesolevas viidatud USA kongressi dokumendist. Samuti soovitan lugeda USA uue tervishoiuministri, vaktsiinivastase ja vandenõuteoreetiku Robert F. Kennedy Jr. 2 viimast raamatut. Meedia võiks aga suunata oma tähelepanu sellele, et vastata järgnevatele küsimustele. Esiteks, kuidas on lood COVID-19 kui geneetiliselt muundatud viiruse poolt põhjustatud suremusega? Ning miks maailm neelas alla täielikult ülepaisutatud suremusnäitajad, mida isegi statistika autorid 2020. aastal Ühendkuningriigi parlamendis antud tunnistuste kohaselt liiga kõrgeks hindasid? Teiseks, oleks viimane aeg vaadata tõele näkku, vastates lihtsale küsimusele. Kas vaktsiinid siis peatasid viiruse leviku
nagu meile lubati. Eeldused, et vaktsiinid peatavad viiruse leviku, käibis mäletatavasti õigustusena kohelda süstimisest loobunud inimesi teise klassi kodanikena, keelates reisimise, avalike kohtade külastuse ning palju muudki. Antud asjaolu valguses tasub meenutada ka seda, kuidas kogu maailma poliitikud viitasid ennast süstida mitte lubanud inimestele kui pandeemia jätkumise süüdlastele. Ehk on teilgi meeles toona levinud meem vaktsineerimata inimeste pandeemiast. Muuhulgas oleks huvitav teada, kas tänase seisuga leidub enam üldse kedagi, kes veel kahtleb, et kogu koroonasulgude ajal viljeletud ebainimlik poliitika oli kõike muud kui faktiliselt põhistatud. Vaktsiin ei peatanud ju teadupärast viiruse levikut. Mis puutub küsimusse, kui ohutud koroonavaktsiinid olid, siis ootame sellele küsimusele vastamisega veidi. Käsitleme ohutust siis, kui oleme 2 eelmisele küsimusele vastanud. Hoolimata mõne aasta eest kehtestatud koroonapoliitika totaalsest läbikukkumisest, valmistuvad selle propageerijad rakendama sama strateegiat ka järgmise viiruse puhangu puhul. Huvitav oleks siinkohal teada, kas ka järgmine globaalne viirus saab taaskord olema laboratoorset päritolu. Teada on see, et Maailma Terviseorganisatsioon on tänaseks juba soetanud Euroopa Liidult koroonaseire tehnoloogia, eesmärgiga arendada süsteemi edasi niinimetatud digitaalse vaktsineerimispassi jaoks, mis peaks kujunema osaks laiemast sotsiaalse krediidi ning keskpanga digivaluutaga seotud digitaalsest identiteedist. Nende jaoks, keda ahvatleb idee totaalsest kontrollist, on digitaalse vaktsineerimispassi, sotsiaalse krediidi ning keskpanga digivaluutade näol tegemist väga atraktiivse mehhanismiga, kuidas luua kogu ühiskonna kaootiliselt vingerdavast puntrast digitaalse masinavärgi abil range kontrollsüsteem, mille abil vähendada muuhulgas ka iga inimese ökoloogilist jalajälge, premeerides kuulekaid ning karistades isepäiseid kodanikke. Sest lõppkokkuvõttes me teame ju väga hästi, et lapsi tulebki kasvatada ning lõppastmes oleme me kõik vastutustundetud jõnglased. Kuid siinjuures kerkib küsimus, kui kogu inimkond on kogum kasvatamatuid põngerjaid, siis milline rüblik peaks pälvima õiguse teisi kamandada? Nagu teisedki totalitaarsed süsteemid, ei suuda ka praegune tehnokraatlik süsteem õppida absoluutselt mitte midagi oma enda poolt esile kutsutud katastroofidest. Süsteem purjetab ideoloogilises tuules fanaatiliselt ning pimesi edasi, otsides järgmist kari, millel ohverdada järgmine põlvkond, kes tuuakse vereohvrina tehnoloogilise paradiisi kohe-kohe valmis saavale altarile, mis jääb tegelikkuses mõistagi alati horisondi taha libisevaks utoopiaks. Kõikidele totalitaarsetele süsteemidele on omane see, et nad elavad alati oma subjektide usalduskrediidil, mille loogika väidab, et tulevikus saabuv viirastuslik nirvana kompenseerib praegused vägagi reaalsed kannatused. Sedasi käibivad totalitaarsed süsteemid mõistagi katastroofide tootmise masinana. Võiksin mõistagi käsitleda veel mitmeid teisigi koroonakriisi aspekte, kuid jätan siinkohal otsa lahti. Selle asemel pean paslikuks esitada järgnev küsimus. Miks on koroonanarratiiv just nüüd meie kõigi silme all kokku varisemas? Võib-olla on see sedasi seepärast, et olukorrast arusaamine kasvabki kollektiivses teadvuses aeglaselt ning me hakkame alles nüüd mõistma, mis nende kummaliste koroonahüsteeria aastate jooksul tegelikult aset leidis. Kuid ma ei pea seda selgitust paraku usutavaks. Tõe kerkimine peavoolumeedia fookusesse on fenomen, millel on reeglina väga vähe, kui üldse midagi pistmist ausa taotlusega mõista asju nii, nagu need tegelikult on. See on ka lihtsasti mõistetav, kui nendime, et kogu koroonanarratiivi jutustus kärises juba alguses igast otsast, mistõttu pidi masside massiline tõepimedus lähtuvat mingisugusest teisest algest kui taiplikkuse puudujäägist. Seega ei, mitte seal ei peitu see põhjus. Koroonanarratiiv
variseb praegu kokku pigem seetõttu, et kõik emotsioonid, mis olid meile jutustatud loos päästikmehhanismi leidnud, hirm, frustratsioon, agressiivsus, isoleeritud inimeste irratsionaalne enesehävitamise tung, kõik need ürgsed impulsid on leidnud tänaseks uue väljundi Ukraina sõja uues kohustuslikus narratiivis ning sellega kaasnevas maailmasõja vallandumise ängis. Kogu hirm, frustratsioon ja viha, mis olid suunatud kõigest mõne aasta eest koroonaviiruse ja vaktsiinivastaste vastu, on nüüd seotud uue objektiga, Putin ja venelased. Inimese elu kujundavad metafüüsilised alged on sedasi leidnud uue loo, mille seda elada. Koroonamaja on tänaseks hüljatud ja lagunema jäetud, olles nüüdseks muutunud sedavõrd hapraks, et vähimgi ratsionaalne mõte on küllaldane, et see kokku kukutada. Kui viimaste aastate jooksul vallandatud kriiside seeria meile inimkonna kohta üldse midagi õpetab, siis on selleks tõdemus, et inimene ei olegi primaarselt ratsionaalne olend. Ta on olend, keda pillutavad metafüüsilised alged, mis tema mõistuse üle võimust võtavad. Uus massiformatsioon ehk teisisõnu mass endasse haarav psühholoogiline afekt võib kujuneda intensiivsemaks ja agressiivsemaks kui eelmine. Selle põhjuseks on aga asjaolu, mida olen korduvalt selgitanud. Nimelt suurendas eelmine massiformatsioon üksnes inimeste üksildust ja üksildusega seotud hirmu ning agressiooni. Massiformatsioonide puhul jääb mulje, et need vabastavad inimesed üksildusest, mis selgitab ka koroonahüsteeria käigus kogetud maniakaalset entusiasmi, mida võisime täheldada näiteks haiglates tantsivate medõdede ja arstide sürreaalsena tundunud videotes. Kuid massiformatsioonide poolt vallandatud entusiasm põhineb alati illusioonil. Tegelikkuses massi sulandumine üksnes võimendab üksildust ja kõiki sellega seotud tumedaid tunge. Massis on tõeline solidaarsus ja side kaasinimestega rangelt keelatud. Ainus lubatud solidaarsus kuulub kollektiivile. Massihüsteeria dramaatiliseks haripunktiks on ema, kes on valmis ütlema lahti oma lapsest, informeerides tema mittekonformsusest võimustruktuure, võttes oma tubliduse eest vastu medali, mis sümboliseerib tema lojaalsust kollektiivile. Oleme tänaseks jõudnud punkti, kus kogu Euroopas kostab sõjapropaganda aina kõrvulukustavamalt. Räägitakse, et ajal, mil monstrumina portreteeritud Trump ei soovi enam Euroopat kaitsta, on tekkinud tungiv vajadus formeerida ning relvastada Euroopa enda relvajõud. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen on lausunud välja kava lükata valitsuse käsi sügavale eurooplaste säästudesse, et rekvideerida 800 miljardit eurot kontinendi sõjamasina käima tõmbamiseks. Enne kui jätkan, lubage mul esmalt kohe välja öelda, et minu arutluskäik ei ole mingisugune Putini-meelne lugu, kuna minu eesmärk ei ole argumenteerida ei Vene presidendi poolt ega vastu. Kuid milles ma olen veendunud on see, et erimeelsuste lahendamiseks on parem kasutada sõnu kui sõdu. Minu eesmärgiks ei ole teid veenda Ukraina aitamisest loobuma. Vastupidi, minu eesmärk on panna teid mõtlema, kuidas me saaksime tegelikult Ukrainat parimal viisil aidata. Ning minu veendumuseks on, et Ukraina aitamise parimaks viisiks ei ole maailma paiskamine kolmandasse maailmasõtta. Samuti ei ole mind vaja veenda selles, et Putin ei ole mingisugune pühak. Olen varemalt kirjutanud pika artikli Venemaast Putini valitsemise all. Olen hästi teadlik, et Putini näol on tegemist tänavakaklejaga, kes tõusis läbi astmete KGB järglaseks oleva FSB etteotsa ning igaüks, kes teab nende institutsioonide toimimisloogikat, teab ka seda, et tegemist on organisatsioonidega, kelle etteotsa ei pääse just sentimentaalse maailmapildiga inimesed. Meil on vaja käsitleda Putinit täpselt sellisena, kes ta on. Keegi, kes on ühe suure maailmavõimu eesotsas ning suured maailmavõimud teevad seda, mida nad alati teinud on. Ka Moskva on kasutanud valelipu operatsioone, et lavastada süüdlaseks endale sobilikud vastased, surmates sadu inimesi, et tekitada toetust oma sõjale Tšetšeenias.
Samuti on Putini valitsus olnud valmis surmama ajakirjanikke, kes söandavad tunnistada ebameeldivaid tõsiasju. Kuid võttes kõik eelpoolt toodud arvesse, peame täie aususe juures tunnistama järgnevat. Ukraina sõja kohta massimeedias jutustatud lugu kubiseb absurdsetest vastuoludest, mis ilmestasid ka kohustusliku koroonanarratiivi, mida oli samuti rangelt keelatud kahtluse alla seada. Ning kuigi Venemaa kuulub samuti ekspansionistlike riikide hulka, peame tunnistama, et selle ekspansionism on naljategu võrreldes mastaapidega, milles USA oma globaalset hegemooniat viljeleb. Minu tagasihoidliku arvamuse kohaselt on sõja peamiseks põhjuseks asjaolu, et suures mõõduvõtus USA-le alla jääv Venemaa on valimas sõjatee üksnes selle tõttu, et ta teab, et talle on asetatud nuga kõrile. 10 aastat tagasi Austraalia uuriva ajakirjaniku John Pilgeri poolt kirjutatud artiklist nähtub, et juba siis oli selge, et NATO manöövrid Musta mere regioonis ei saakski lõppeda millegi muu kui sõjaga. Pilgeri poolt kirjeldatud manöövrid kujutasid endast vaid killukest suuremast pildist, mille peamiseks tunnusjooneks on Ameerika Ühendriikide sõjamasina pidurdamatu pealetung, mille käigus on Washington rajanud umbes 700–800 sõjaväebaasi kogu maailmas. Nende jaoks, kes on endiselt täiesti veendunud selles, et Ukraina sõda on tervenisti Venemaa süü, oleks paslik vaadata kas või korraks asju Venemaa pilguga. Mis te arvate, mida ameeriklased sellest arvaksid, kui venelased asuksid imeilusate lugude saatel, mis kõnelevad nende üllast missioonist kaitsta demokraatiat, rajama oma sõjalisi rajatisi üha lähemale Ameerika emamaa piiridele. Samuti ei teeks paha teha kas või põgus pilguheit, et uurida kõiki neid riigipöördeid, mida Washington on maailmas pärast teist maailmasõda mahitanud. Kellel on kõige elementaarsemadki teadmised lähiajaloost, see teeb hästi ka seda, kuidas Ühendriigid on viimastel aastakümnetel allutanud enda kontrollile riike nii Lähis-Idas, Lõuna-Ameerikas kui ka Ida-Euroopas. Olen varemalt juba kirjutanud Ukraina sõja ajaloolistest tagamaadest ning ei hakka ennast siinkohal kordama. Kogu loo võib kõige lühemalt resümeerida aga sellega, et väide, nagu ei oleks Venemaad provotseeritud Ukrainat ründama, lihtsalt ei päde. Alates ameeriklaste poolt Kiievis mahitatud 2014. aasta vägivaldsest riigipöördest on venelastel tekkinud vähemalt 3 põhjust Ukrainasse sekkumiseks. Nendest esimene on Kiievis 2014. aastal võimuharanud režiimi poolt vallandatud tagakiusamine Donbassi etniliste venelaste suhtes, mis oli kõike muud kui leebe. Rünnakud piirkonna vastu hõlmasid endas muuhulgas Human Rights Watchi poolt tõendatult kobarlaengute kasutamist ning sundisid sadu tuhandeid etnilisi venelasi pagema Ida-Ukrainast Venemaale. Ma tunnistan, et ma ei näe Putini sisse ega oska seetõttu öelda, kas tema otsus Ukrainasse sisse tungida oli ajendatud humanitaarsetest kaalutlustest. On täiesti võimalik, et tema peamiseks motivatsiooniks oli vältida oma režiimi legitiimsuse kadu venelaste silmis, kes oleksid tajunud oma presidenti jõuetuna, astumaks välja oma rahvuskaaslaste vastu toime pandud sõjakuritegude tõkestamiseks naaberriigis. Kuigi küsimus Putini motivatsioonist on miskit, mille üle ma saan vaid spekuleerida, on samas täiesti selge see, et mustvalge käsitlus, mis kujutleb Ukrainas nende aastate jooksul aset leidnud sündmuste keerises venelasi kuradite ja ukrainlasi inglitena, ei ole lihtsalt kohane ning see on miskit, mille suhtes mul ei ole mingisuguseid kahtlusi. Teine provokatsiooni aspekt puudutab 2014. aasta Maidani riigipöörde järgset majanduslikku olustikku. Ameeriklaste poolt võimule aidatud Ukraina riigipöörde juhid ei kaotanud hetkegi aega, et tühistada varemalt Ukrainas kehtinud seadused, mis keelasid välismaalastel omada rohkem kui 2 hektarit maad. Niipea, kui vastavad piirangud kaotati, sööstsid USA suurkorporatsioonid eesotsas Monsanto, Cargilli ja DuPontiga koheselt Ukraina maad kokku ostma, harates enda omandusse umbes 1/3 Ukrainast, samas kui USA finantskontsernid eesotsas BlackRockiga asusid finantseerima lepinguid relvastuse tarnimiseks, mida asuti kasutama sõjas, mida nad teadsid peagi algavat.
Lisaks eelpool toodule eksisteerivad mitmed strateegilised ajendid, mis provotseerisid Venemaad Ukrainasse sekkuma. Eeskätt puudutab see juurdepääsu äralõikamist Musta mere regioonile, mille puhul minetaks Venemaa koheselt oma positsiooni suurvõimuna. Antud tõsiasi on hästi teada ka NATO strateegidele, kes rakendavad seda selleks, et ellu viia juba 19. sajandil Lord Palmerstoni poolt formuleeritud strateegiat, mis kulmineerus toona Krimmi sõjas. Antud strateegia taaselustati 20. sajandil Zbigniew Brzezinski poolt, kes kirjeldas selle sisemist loogikat oma teoses Suur malelaud. Brzezinski näpunäited korjati innukalt ülesse niinimetatud neokonservatiivide liikumise poolt, kes on teadupäraselt monopoliseerinud suuresti Ühendriikide välis- ja julgeolekupoliitika. Ultimatiivselt näitab igasugune kainemõistuslik analüüs, et enne sõja vallandumist oli Venemaa asetatud strateegilisse kahvlisse. Kas siseneda ise oma relvajõududega Ukrainasse või leppida oma staatuse kadumisega suure jõuna maailma areenil. Samuti väärib meelespidamist, et Putin ütles avalikult pärast NATO 2008. aasta Bukaresti tippkohtumist, et juhul, kui militaarliit peaks liikuma juba endasse inkorporeeritud Ida-Euroopa riikidest kaugemale ning lisama enda liikmete hulka Ukraina, saab resultaadiks olema sõda. Putini 2008. aasta avaldus Ukraina NATO liikmelisusest kui viimasest punasest joonest oli samaväärselt oluline, kui see oli üleliigne, kuna USA ja Euroopa juhid teadsid isegi väga hästi, et NATO viimine Ukraina kaudu Venemaa kõhu alla tähendab sündmuste kaskaadi vallandamist, mis päädib 3. maailmasõjaga. Seega, me oleme hetkel tunnistajaks suurvõimude vahelisele sõjale, kus ühel võrreldamatult suurema domineerimise ihaga osapoolel on selge ülekaal ning teine, kes on alla jäämas, tunneb ennast seetõttu eksistentsiaalselt ohustatuna. Suurvõimude käitumisloogika on psühholoogilise käitumismustrina taandatav egole, kus suurvõimu enesekehtestamise laienemisega kasvab proportsionaalselt ka selle ohustatuse tunne ning sellele tuginev agressiivsus. Mõlemad suurvõimud toituvad propagandast ning mõlemad kasutavad ulatuslikult valelipu pettemanööreid ega kohku tagasi iseenda kodanike ohverdamisest oma eesmärkide täitmiseks. Poliitiline tagakiusamine ning oponentide mõrvamine kuuluvad samuti nende tööriistakasti. Haamri ja Alasi vahele jäänud elanikkonna jaoks ei ole seega peamine küsimus mitte see, milline pool valida, vaid enne selle teadvustada, et igasugune massiivne sõjaline konflikt ei ole mõeldav lahendus, kuna erimeelsusi saab lahendada sõnade abil. Venelased, ja muuseas Putin samuti, on siiski inimesed ning kõik inimesed soovivad, et ka nende häält võetaks kuulda. Me oleme jõudnud punkti, kus meil on enam kui küllalt põhjust nad lõpuks ka ära kuulata. Ma ei soovi käesolevaga öelda, et Ukraina peab jääma saatuse hooleks. Vastupidi. Ent mis on selge, on see, et igasuguses konfliktis on kõige olulisem presenteerida kõiki konflikti puutuvaid fakte võimalikult erapooletult, objektiivselt ja täpselt, hoidudes vägivalla eskaleerimisest olukorras, kus lahendusi on võimalik leida läbi diplomaatia ning ausa sisevaate. Selline on ainus tee, mis pakub lootust, et Ukraina mehed, naised ja lapsed võiksid sõjakeerisest pääseda. On hullumeelsuse tipp arvata, et meie ees terendav tuumatalv, mis ähvardab lõpetada elu kogu planeedil, suudaks päästa sõgedusse langenud massi nende meelevigasusest. Massid käituvad kui organism, mille käitavaks jõuks on surmatung ning igaüks, kes on otsustanud hüljata kaine mõistuse sõgedasse massi sulandumise nimel, on sisimas juba valinud surma, nii endile kui kõigile teistele. Oleme tänaseks jõudnud punkti, kus ainus, mis suudab meid päästa surmast, on julgus kõneleda tõtt. Tõe rääkimine on aga moraalseks kohustuseks teile, kes te olete mõistnud, et see, mis teile sõja kohta räägitakse, ei saa olla tõsi. Inimesi endasse neelav massiformatsioon sünnib alati seal, kus levib illusioon,
mis omistab kõik halva ühekülgselt ühele vaenlasele, kellesse kanaliseeritakse kogu süülisus kõikides hädades. See on illusioon, mida saab hajutada ning peab hajutama üksnes sõnade jõuga, mis on lausutud inimeste poolt, kellel on säilinud kainemõistuslik arusaam ka iseenese arusaamisvõime ja arusaamade piiratusest. Inimeste poolt, kellel on veel olemas mõistmine, et ka temast teisiti mõtlev inimene on siiski samuti inimene. Inimene, kelle vaenlase kuju on pelgalt illusioon. Adrian Bachmanni kommentaar. Ilmselt ei ole liialdus väita, et koroonapaanika ning sellele järgnenud sõjahüsteeria on viimase 5 aasta jooksul mõjunud elanikkonna psüühikale laastavamalt kui ükski teine massiformatsiooni episood inimkonna ajaloos. Mis on ka mõistetav, võttes arvesse, mida psühholoogilise sõjapidamise tänapäevased tehnikad suudavad korda saata massimeedia sõltuvuses masside mõistuses, kes kulutavad rohkem aega virtuaalses keskkonnas poolvabatahtlikult nendesse programmeeritavaid signaale salvestades, kui ise vahetult elu kogedes ning kriitiliselt mõeldes. Permanentsesse afektiseisundisse viidud elanikkond, kes on survestatud presenteerima võimudele allumise märke läbi obligatoorsete sümbolite, mis kinnitavad nende grupikuuluvust, olgu selleks siis näomask või Slava Ukraina lipuke, on minetanud tänaseks suuresti mõtlemisvõime. Seda vähemasti teemadel, kus psühholoogilise terrori kaudu on nende alateadvusesse lakkamatult sisendatud, et kollektiivsetest rituaalidest mitte osavõtmise korral võidakse omistada ka nendele vaenlase staatus. Kas mask on näos ja sinikollane vimpel nähtaval? Või oled sa äkki teaduseitaja või sootuks Kremli jutupunktide edastaja? Ja kui suur vend kutsub sind keskväljakule osa saama ühiskonda kokku liitva kollektiivse vihkamise rituaalile, siis kas sinu näole manatud grimass on piisavalt raevukas, et olla veenev? Kas sa vihkad ikka piisavalt innukalt neid, keda sul on kohustus vihata? Sedasi sünnib või pigem sureb lakkamatus hirmus elav, haiglaselt paranoiline ühiskond. Ühiskond, mille liikmete psüühika on kahjustatud punktini, kus ümberlükkamatute faktide esitamine põhikooli lapsele arusaadavas loogilises formulatsioonis ei anna reeglina mingisugust resultaati. Vähemasti resultaati, mis puudutab korrektiivide tegemist maailmavaates, mis on pahuksis nii selgesti tuvastatavate tõsiasjade, elukogemuste kui loogikaseadustega. Ent Desmetil on kahtlemata õigus, mis puudutab asjadest arusaajate moraalset kohustust rääkida viimaks ometi asjadest nii, nagu need on, ning seda täna kaugelt enam kui koroonahüsteeria haripunktis, mil surma ja hävingu oht oli samavõrra välja mõeldud, kui praegune perspektiiv kaotada kõik on reaalne. Makroskoop saab ilmuda üksnes oma lugejate ja kuulajate toel. Juhul kui ka sina oled huvitatud makroskoobi edasisest ilmumisest, saad teha selleks omale jõukohase annetuse käesoleva loo lõpus toodud rekvisiitidel. Tänan tähelepanu ja abi eest. Türanliku võimu vaenlaseks on alati tõde. Neil Oliver. Neil Oliver on Šoti ajaloolane, ühiskonnakriitik ning Ühendkuningriigi mitmete hinnatuimate telesaadete autor ja saatejuht. Olles palju aastaid Briti peavoolumeedias tuntust kogunud, on Oliver viimastel aastatel omandanud kompromissitult julge ja võimukriitilise maailmavaate ning pühendanud oma loomingulise tegevuse suuresti ühiskonna topeltstandardite ja kohustuslike valede paljastamisele. Järgnevas mõtiskluses toob Oliver esile, kuidas võim toimib tänasel päeval oma tegevusmustrites sisuliselt identselt George Orwelli kultusromaanis 1984 kirjeldatud totalitaarse riigimasinavärgiga. Oliver juhib tähelepanu sellele, kuidas täna peale surutud kohustuslikud narratiivid
paljastatakse küll kõigest lühikese aja möödudes valedena, ent lükatakse nii valetavate võimude kui valedele alluva populatsiooni poolt mäluauku, säästes võime vastutusest ning elanikkonda häbitundest. Neil Oliver. Meil on alatasa räägitud, et tõde teeb teid vabaks. See on küll tõsi, kuid meid on juba väga kaua süstemaatiliselt eksitatud, esitades väljamõeldisi tõena, samas kui me ise ei ole tänini hästi adunud, mida tähendab üldse vabadus. Vabadus, see on elu suurim väljakutse. Vabadus tähendab aktsepteerimist, et vaid sina ise oled oma elu eest vastutav. Et kõik sinuga toimuv on seotud iga sinu teo ja mõttega ning et sinu teod ja mõtted omavad võimet kujundada maailma. Vabadus tähendab ka seda, et sa ei saa oodata, et suur vend sinu mured sinu eest lahendaks. Tõde teeb küll vabaks, aga see ei anna meile paraku õnnegarantiid. Vastuvõtlikkus tõele tähendab muuhulgas tunnistamist, et meid on põlvkondade kaupa manipuleeritud läbi psühholoogiliste operatsioonide, mis peavad meisse sisendama, keda me oleme sunnitud vihkama, vaenama ning vaenlasena tajuma. George Orwell kujutas oma teoses 1984 ühiskonda, kus valitsus korraldab programmiliselt ametlikke vihanädalaid, mille käigus inimesed kütetakse esmalt raevu, et seejärel väljendada kollektiivset vihkamist võimude poolt välja kuulutatud vaenlase vastu. Oluline on siinkohal ka asjaolu, et Orwelli poolt visandatud düstoopilises ühiskonnas kujutas valitsev võim parasjagu vaenlaseks valitud subjekti igavikulise vaenlasena, kes on alati vaenlane olnud. Antud asjaolu sundis võime ajalugu pidevalt ümber kirjutama, et säilitada ideoloogilis-narratiivne järjepidevus ka olukorras, kus eilse päeva igavikulistest vaenlastest sai suurim liitlane ning vastupidi. Väljamõeldud ajaloolise järjepidevuse huvides kirjutati varasemaid ajalehes ilmunud artikleid sedasi pidevalt ümber ning väikseimgi kodanikupoolne vihje vastuolule tegelikkusega oli võimude poolt deklareeritud rängalt karistatavaks mõtteroimaks. Orwelli fantaasia on mõistagi vaid karikeeritud võrdpilt reaalsest elust, kuna ajalugu ongi pidevalt ümber kirjutatud, et vastata tänase päeva poliitilistele nõudmistele ning selles osas ei ole ka tänasel päeval midagi muutunud. Osa tõest on ka see, et Venemaa ja venelased ei ole meie igavesed vaenlased. Samuti ei ole vaenlased USA, Donald Trump, Volodõmõr Zelenski ega Vladimir Putin. Me peaksime olema nüüdseks piisavalt kogenud, et lõpuks ometi märgata, kuidas meid valmistatakse psühholoogiliselt alatasa aegsasti ette, aktsepteerimaks reaalsust, mida meile on ette valmistatud. Läbi kogu ajaloo on rahvaga sedavõrd palju manipuleeritud, et see kõik on juba nagu üks suur kiire vooluga jõgi. Kuid meil on võimalik selle jõe kulgu ülalt vaadata ning märgata, kuidas sajad üksikud joad selles kokku sulanduvad. Esimeses maailmasõjas oli Venemaa Suurbritannia liitlane kuni bolševike 1917. aastal läbi viidud oktoobrirevolutsioonini. Bolševikud tapsid 21. sajandil brutaalselt 100 miljonit inimest, kusjuures bolševike jaoks olid just nimelt tavalised venelased vaenlasteks. Teises maailmasõjas oli Venemaa esmalt Suurbritannia vaenlane pärast pakti sõlmimist Hitleri Saksamaaga. Seejärel sai Venemaast üleöö taaskord Suurbritannia liitlane ühises võitluses Natsi-Saksamaa vastu ning peagi pärast teist maailmasõda kulutati Venemaa taas Ühendkuningriigi vaenlaseks külmas sõjas. Siinkohal tasub märkida, et kas pole mitte huvitav, et 2023. aastal plaksutas Kanada peaminister Justin Trudeau endisele natsisõdurile, kellele ka Zelenski andis üles tõstetud rusikaga au,
ning kellele kõik Kanada parlamendi liikmed aplodeerisid püsti seistes. Aplodeerisid pelgalt selle eest, et too oli teises maailmasõjas venelaste vastu võidelnud. Orwelli kirjanduslik mõtteeksperiment skisofreenilisest ideoloogilisest kakofooniast on tänase elu tegelikes sündmustes leidnud sedasi otsese analoogi. Ka COVID-i hüsteeriaga seonduv on tänaseks paljastunud psühholoogilise operatsioonina, koosnedes algusest lõpuni vaid hunnikust valedest ja propagandast. Nad valetasid meile kõigest, uue tõve ohtude kohta, selle kohta, et nende imelised preparaadid on turvalised ja efektiivsed, liigsurmade ja veel palju muu osas, hoides meid samal ajal kodudes luku taga, lastes vanainimestel üksi piinarikkalt surra ning röövides meilt meie õigused ja vabadused. Miks me kipume unustama, et igaüks, kes kõigest mõne aasta eest söandas tänaseks täielikuks valeks osutunud ametlikust koroonanarratiivist kõrvale kalduda, kisti propagandamasinast meedia poolt ribadeks. Praeguseks on juba paar aastat selge olnud, et meile valetati totaalselt, kuid selle asemel, et meenutada koroonasulgude ajal korda saadetud kohutavaid tegusid ja nõuda ebaõigluse jalule seadmist, on tõde ära kustutatud ja ümber kirjutatud. Orwelli täiuslikult totalitaarse ühiskonna mäluauk paljastub koroonatürannia äraunustamise kontekstis meie endi reaalsusena. Minu arvates oli COVID-i vale kõigi aegade suurim kuritegu inimkonna vastu, vähemalt siiani. Kuid tõde on selline, et reaalsusele otsa vaatamise ja vastutuse võtmise asemel lasevad liiga paljud meist kas tahtlikult või tahtmatult ikka veel kanda psühholoogiliste operatsioonide kiirel voolul. Tõde on ka see, et nii meie valitsus kui teised valitsused üle kogu maailma vajavad üht kriisi teise järel, et neil oleks õigustus, millele tuginedes meilt üha enam vabadusi riisuda, allutades elanikkonda üha rangemale kontrollile. COVID-iga läksid minitürannid lihtsalt liiga kaugele, rääkides liiga palju liiga ilmselgeid valesid liiga lähestikku. Riigipead ja nende hästi tasustatud lakeid seisid kaamerate ees ja lugesid ette neile antud tekste nakatumise kõvera tasandamisest, uuesti paremini ülesehitamisest, kitsast võimaluste aknast ja, üllatus, järjekordsest vajadusest uue maailmakorra järele. Me nägime ja kuulsime seda kõike. Meile sisendati aegsasti ette, mis tulemas on. Kuid ometi on liiga paljude inimeste jaoks ilmselt lihtsam asjade kulgemise voogude kiires voolus toimunu unustada ja tekitada äsjases ajaloos taas mäluauk. Valitsused ja nende niiditõmbajad teavad, et nad läksid koroonatürannia kehtestamisel liiga kiiresti, liiga kaugele. Ja nad teavad, et meie teame, et nad valetasid meile. Kuid tuleb välja, et tegelikult see ei olegi oluline. Valitsejad õppisid meie käitumisest COVID-i ajal, et me ei võta meie suhtes toimepandu suhtes mitte midagi ette. Sest tõde on selline, et liiga paljud inimesed on võtnud omaks idee, et nemad ei saa nende suhtes toimepandava osas niikuinii midagi ära teha. Nüüdseks teeb propagandamasin jälle ületunde, et veenda meid kõiki Venemaa vastu 3. maailmasõtta tormama. Ukraina kriis annab neile samadele COVID-i kurjategijatele taas võimaluse määrata endale õigus eriolukorra väljakuulutamiseks, õiguste röövimiseks, kaelarihma lühendamiseks, vastaste vaigistamiseks ja oma narratiivi kui ainsa aktsepteeritava versiooni läbisurumiseks. On aeg vaadata kaugemale heade ja pahade, mustade ja valgete tegelaste kujutamisest meedias ning aktsepteerida, et küsimus ei ole üliriikide vahelises võistluses, vaid meie endi ja võimurite vahelistes suhetes ning selles, mida meie kallal võimu poolt korda saadetakse. Inimesed teavad tänaseks, et meile valetatakse jultunult ka Ukraina sõja kohta
aga need, kelle käes on võim, küsivad meilt ülbelt. Ja mis siis? Mida te ikka peale hakkate? Hiljuti teatati, et Saksamaal kutsutakse inimesi üles teavitama valitsuse nõuandekeskust oma lähedastest, keda võib kahtlustada valeinfo uskumises. Võite valitsuse ideoloogia töötajatele ööpäevaringselt helistada, et nad tegeleks näiteks teie opaka emaga, kes on hakanud valeinfot uskuma. Samal ajal paistab, et osa 100-aastasest maavarade õiguse lepingust Ukrainaga, millele Keir Starmer on Zelenskiga alla kirjutanud, sisaldab ka kohustust tegeleda probleemse valeinfo ja propagandaga. Lepingus deklareeritakse kavatsusest rakendada ühiseid meediaalgatusi, mis aitavad kaasa kooskõlastatud jõupingutustele ühiste väärtuste edendamiseks, mis puudutab teabega manipuleerimist ja pahatahtlikku sekkumist kolmandate riikide poolt kogu Euroopas ja mujal maailmas. Need, kelle käes on võim, toodavad käsikäes nii kriise kui ka valmis pakutud lahendusi. Lahendusi, mille otstarve on vabastada meid vabadusest. Valitsused ütlevad meile igal hetkel, kes on parajasti meie vaenlane, kuid lõppastmes on suurel vennal kõikjal ja alati vaid üks vaenlane. See vaenlane on tõde ja võitlus selle vastu on halastamatu. Meie jaoks on tõde aga vabanemisteeks, kuid üksnes juhul, kui meil on julgust tunnistada tõde nii heas kui halvas. Adrian Bachmanni kommentaar. George Orwelli mõttearendused totalitaarse võimu ning masside vahelistest suhetest omavad tõepoolest hämmastavaid paralleele tänapäeval meie ümber toimuvas. Alustades kohustusega vihata ja vaenata võimude poolt määratletud sise- ja välisvaenlasi ning lõpetades süüdimatu unustusega iseenese tegemistest ja tegemata jätmistest viimase kollektiivse sõgeduse puhangu ajal on muster sisuliselt identne. Mis pole ka üllatav, kuna Orwelli kirjanduslik uurimus totalitaarsuse piiridest ammutas inspiratsiooni tegeliku elu sündmustest ning põhines nii indiviidi kui masside psühholoogia heal tundmisel. Ultimatiivselt on aga kõikide kollektiivsete, sünteetiliselt esile kutsutud hirmu ja vihapuhangute taga masside õud, mitte võimude poolt määratud vaenlase, vaid võimu enese ees. Täpselt nii, nagu Orwelli fiktiivse okeaani ja superriigi kodanikud ei kartnud tegelikult mitte Ingsoki partei poolt vaenlasena määratletud välisvaenlast, vaid nende üle valitsevat režiimi ennast, võib olla kindel, et enamus Euroopa rahvaid kardavad tänaseks omaenda valitsusi ning sisevaenlasi otsima adresseeritud kaaskodanikke rohkem kui koroonat, ekstremiste, Putinit, kliimasoojenemist, linnugrippi või järjekordseid hääldamatu nimega obskuurseid terroriste. Ent see on taas kord üks nendest fundamentaalsetest tõsiasjadest, mida vähesed sisemas ning veelgi vähemad avalikult tunnistada julgevad. Ühendkuningriigi kõrge mereväe üle. NATO ei ole võimeline enam Venemaad sõjas võitma. Steve Jeremy. Ühendkuningriigi kõrge erumereväelane Commodore Steve Jeremy on juhtinud Briti laevastiku 5. hävitajate eskaadrit ning olnud saareriigi merelennuväe juht. Järgnevas artiklis selgitab Jeremy põhjusi, miks NATO ei ole tänaseks enam võimeline Venemaad sõjaliselt võitma ning spekuleerib, kas sõjalise liidu aeg on uues geopoliitilises reaalsuses läbi saamas. Steve Jeremy. 2024. aastal võttis Ameerika Ühendriikide endine kaitseminister Lloyd Austin läänemaailmas levinud veendumust taas kinnitades, et NATO on kõige võimsam ja edukam riikide liit ajaloos. Tasub meeles pidada,
et USA endise kaitseministri deklaratsioon NATOst kui maailma võimsaimast sõjalisest liidust sai välja käidud kõigest 2 aastat pärast seda, kui allianss oli saanud pärast 15-aastast kampaaniat lüüa Talibanilt, ehk teisisõnu üpriski kehvasti relvastatud mässuliste rühmituselt. Seega, kuidas oleks võimalik NATO alandavat lüüasaamist Austini seisukohaga ühildada? Mõistagi ei olnud NATO kunagi inimkonna ajaloo võimsaim sõjaline liit. See staatus kulub ilma igasuguse küsimuseta teise maailmasõja liitlastele, Ameerika Ühendriikidele, Venemaale, Suurbritanniale ja Rahvaste Ühenduse riikidele. Sellegipoolest tegi NATO pärast 1945. aastat oma tööd ja tegi seda hästi ning need, kes sellest teenisid, tegid seda uhkusega. Pärast Berliini müüri langemist on NATO maine siiski tugevasti kahjustunud. Kosovos tegutses liit rahuldavalt. Afganistanis sai sellele osaks aga alandus. Ning Ukrainas ähvardab NATOt tänaseks selge strateegiline läbikukkumine. Kas me oleme tõesti kindlad, et NATO on suuteline kaitsma demokraatlikku Euroopat väidetavalt ekspansiivse Venemaa eest NATO ja Venemaa vahelise füüsilise sõja niinimetatud maailmalõpustsenaariumi korral? NATO ja Venemaa sõja maailmalõpustsenaarium on selle küsimuse uurimiseks nimelt määrav viis. Amatöörid räägivad taktikast, professionaalid uurivad logistikat. Ja meie strateegiline analüüs peab algama NATO logistilisest tagalast ning seejärel liikuma tulevase lahinguliini suunas Euroopa mandril. Esiteks, erinevalt Venemaast ei ole ükski NATO suurriik tööstuslikult sõjaks mobiliseeritud, mida tõendab asjaolu, et Venemaa toodab jätkuvalt rohkem suurtükimürske, kui terve NATO suudab toota ja Ukrainat sedasi varustada. Mis muide paljastab seisukoha, justkui püüaks Venemaa harata suuremat osa Euroopast omale valena. Kui me NATOs seda tõepoolest usuksime, siis mobiliseeruksime me kõik antud hetkel kiirkorras. Veelgi olulisem on aga asjaolu, et ei paista, nagu suudaks NATO end üldse sellise kiiruse või mastaabiga mobiliseerida, mis oleks vajalik Venemaa tasemele analoogsetes kogustes varustuse, laskemoona ja inimjõu genereerimiseks. Kindlasti mitte ilma pika ettevalmistuseta, mis annaks teisele poole märku meie kavatsustest. Küsimus ei seisne mitte ainult kaotatud tööstuslikus võimekuses, vaid ka kaotatud finantsvõimekuses. Suurtest NATO riikidest on üksnes Saksamaal riigivõla suhe siseriiklikusse kogutoodangusse alla 100% määra. Teiseks, selleks, et NATO ja Venemaa sõja maailmalõpustsenaariumis leiduks vähimgi eduvõimalus, peaksid USA väed massiliselt Mandri-Euroopas paiknema. Isegi kui USA armee oleks komplekteeritud vajalikus mahus ning 2023. aasta seisuga küündis 473 000 võitlejaga USA armee vaid kolmandikuni Venemaa maavägedest, peaks valdav osa Ameerika varustusest ja logistikast liikuma Euroopasse meritsi. Meritsi Euroopasse liikuvad USA väekoondised oleks aga haavatavad Venemaa allveelaevade poolt. Endise veealuse sõjapidamise spetsialistina ei usu ma, et NATOl on praegu Euroopa meresideliinide kaitsmiseks piisav suutlikkus ja allveelaevade tõrjevõimekus. Samuti ei suudaks NATO jõud edukalt kaitsta Euroopa energiatarneid, eelkõige naftat ja veeldatud maagaasi, mis on Euroopa majandusliku ellujäämise seisukohalt kriitilise tähtsusega. Meie mereteed mööda toimiva varustuse haavatavuse tõttu tekivad kaotused ei kahjustaks mitte üksnes sõjalist tootmist, vaid süvendaksid ka NATO riikide elanike majanduslikke raskusi, sest sõja puhkemisega kaasnev hinnatõus ja energiapuudus tugevdaksid kiiresti poliitilist survet kokkuleppe saavutamiseks. Kolmandaks, kujuneksid meie lennujaamad, meresadamad, väljaõppe ja logistikabaasid konventsionaalsete ballistiliste raketirünnakute sihtmärkideks, mille suhtes eksisteerib meil äärmiselt piiratud kaitsevalmidus. Kusjuures Oreshnik raketi suhtes oleme me täiesti kaitsevõimetud. Oreshnik tüüpi raketid, mis liiguvad 10-kordse helikiirusega,
hävitaks garanteeritult mis tahes NATO relvatehase või mereväe, armee ja lennuväe baasi. Nagu Ukrainaski, võtaks Venemaa ka meie puhul oma raketirünnakute kampaania sihtmärgiks transpordi, logistika ja energiainfrastruktuuri. 2003. aastal, kui ma töötasin Briti kaitseministeeriumi poliitika planeerimise staabis, näitas meie 11. septembri järgne ohuanalüüs, et edukas rünnak veeldatud maagaasi terminali vastu näiteks Milford Havenis, Rotterdamis või Barcelonas tooks Euroopale kaasa tuumasõjaga sarnanevad tagajärjed. Sellele järgnevad majanduslikud šokilained leviksid kiiresti, aga üle kogu Euroopa mandri, mis sõltub üha enam veeldatud maagaasist. 4. Erinevalt Venemaast on NATO riikide väed heterogeenne riikide kogum. Lähtun seda väites oma kogemusest kõigi Euroopa sõjalaevade avamere koolituse juhtimisel Plymouthis ning hilisemas töös NATO vägedega Afganistanis. Kõik NATO väed olid erakordselt entusiastlikud, kuid nende tehnoloogiline areng ja väljaõppe tõhusus olid väga erineval tasemel. Kuid võib-olla veelgi olulisem hetkeseisu arvestades on asjaolu, et kui välja arvata käputäis Ukrainas paiknevaid NATO koolitajaid, siis on kõik NATO väed välja õpetatud droonide-eelse manöövridoktriini alusel ja neil puudub kogemus kaasaegse vastase väljakurnamisele orienteeritud sõjategevuse pidamises. Samas on Vene armeel nüüdseks juba ligi 3 aasta pikkune kogemus ja Vene armee on hetkel vaieldamatult kõige enam lahingus karastunud maajõud kogu maailmas. 5. Teeb pideva kommunikatsiooni vajadus liitlasvägede Euroopa ülemjuhatuse ning liikmesriikide pealinnade vahel NATO otsustamissüsteemi ülimalt kohmakaks. Ning see kohmakus süveneb iga kord, kui järjekordne riik NATOsse vastu võetakse. Veelgi hullem on aga see, et NATO ei suuda jätkuvalt oma strateegiat formuleerida. Olin 2007. aastal Afganistani saabumise järel šokeeritud, kui avastasin, et NATOl puudub tegelikkuses sõjaliste kampaaniate pidamise strateegia. Vaatamata Venemaa arvukatele hoiatustele, et NATO laienemine kujutab endast tema jaoks punast joont, oli NATO 2022. aastal strateegiliselt täiesti ettevalmistamata sõja puhkemise võimaluse suhtes. Isegi praegu, aastal 2025, on NATO Ukraina strateegia liiga ebamäärane ning kõige paremini võtab selle kokku põhimõte kasvata panuseid ja looda parimat. Kokkuvõttes positsioneerib NATO end küll Euroopa kaitsjana, kuid tal puudub tööstuslik võimekus Venemaaga vastastikku kurnava sõjategevusele säilitamiseks, sõltudes vähimagi edu saavutamiseks täielikult Ameerika Ühendriikide vägedest. Samuti ei suuda NATO rahuldavalt kaitsta oma meresideliine Venemaa allveelaevade eest ega oma väljaõppe ja tööstusliku infrastruktuuri strateegilise pommitamise eest. Tõsiasi on see, et NATO koosneb vägagi erineva tasemega lahingkogemusteta konventsionaalsetest vägedest ning sellel puudub võimekus strateegiliselt mõelda tegutsemisest rääkimata. Ma ei saa eeldada NATO kerget võitu ja ma kardan, et vastupidine stsenaarium paistab tänase seisuga märksa tõenäolisem. Seega, mis saab edasi? Me võiksime ju välja töötada plaani ilmnenud nõrkuste parandamiseks, viia läbi strateegilised auditid NATO võimekuse puudujääkide tuvastamiseks ning otsida võimalusi nõrkade kohtade tugevdamiseks. Me saaksime korraldada konverentse, et otsustada, kes mida teeb ja millele tuleks edaspidi ressursse eelisjärjekorras määrata. Samal ajal jätkaksime sogases vees edasiliikumist lootes, et NATO suudab siiski mingil viisil Ukrainas võidu saavutada, hoolimata sellest, et kõik asjaolud räägivad vastupidise stsenaariumi kasuks. Kuid selge on see, et ilma NATO riikide ühehäälse kokkuleppeta sõjalisi investeeringuid massiivselt suurendada, peaksime olema õnnelikud, kui suudaksime NATO võimekuslüngad elimineerida 10 aasta jooksul, kusjuures 5-aastane perspektiiv on siinkohal ilmselgelt liiga optimistlik. Alternatiiviks aga oleks tõsiasjade tunnistamine,
kus võtaksime lõpuks ometi kuulda realistide poolt pikemat aega postuleeritud positsiooni, et Vene-Ukraina sõja süütenööriks oli NATO laienemine. Venelased hoiatasid meid loendamatu arv kordi, et planeeritud laienemine kujutab nende jaoks punast joont. Sama kinnitasid ka paljud teised lääne suurimad strateegilised mõtlejad, alustades George Kennanist, Henry Kissingerist, Jack Matlockist ning lõpetades William Burnsi ja John Mearshheimeriga. Kõik nad kinnitasid venelaste hoiatusi. Kõiki neid ignoreeriti. Tõde on see, et NATO eksisteerib tänaseks üksnes selleks, et seista vastu ohule, mis on põhjustatud tema enda jätkuvast olemasolust, olemata tänaseks enam võimeline seda ohtu seljatama. Seega oleme jõudnud epohhi, kus meil on vaja asuda arutlema ausalt NATO tuleviku üle ning esitada endale 2 küsimust. Esiteks, kuidas me saaksime naasta Euroopas tagasi püsiva rahu juurde, mida kõik konflikti osapooled soovivad? Ning teiseks, kas NATO-st on saanud tänaseks peamine takistus rahule Euroopas? Adrian Bachmanni kommentaar. Hüperideologiseeritud maailmas, kus enamikes riikides eksisteerib ideoloogiliselt kohustuslik arusaam maailma militaarsetest ja geopoliitilistest realiteetidest, millesse usku peavad kohustuslikus korras tunnistama kõik sõjalise ja välispoliitilise establishmendi liikmed, on objektiivset militaarset analüüsi üha haruldasem kohata. Oleme jõudnud paradoksaalsesse ning potentsiaalselt hukatuslikku punkti. Faktoloogiliselt tugevalt põhistatud, veenvalt argumenteeritud ning objektiivsetele tõsiasjadele tugineva analüütika viljelemine nii militaar- ja geopoliitika kui geoökonoomika sfäärides annab valitseva establishmendi liikmetest otsustajatele ning analüütikutele grupi konformsusest irdumise eest negatiivsed tagajärjed. Inimestel on aga vaja peret toita ning pensionipõli kindlustada, mistõttu tiražeerivad maailma luureagentuurid, mõttekojad ja ajutrustid loendamatus koguses dokumente, mis on üksteisest suuresti eristamatud ning mis korrutavad kajakambri efektis samu jutupunkte, mida poliitiline eliit soovib kuulda. Jutupunkte, mille tõesuses kahtlemist ei liigitata intellektuaalse mõtteharjutuse, vaid ideoloogilise renegaatluse kategooriasse, mistõttu sellest hoidutakse. Lakkamatu ideoloogilise konformsuse demonstratsiooni tagajärjeks on aga olukord, kus maailm on täis nii salastatuse templiga kui ka avalikke analüüse sõjandusest ja geopoliitikast, mis üha rohkem pigem moonutavad kui peegeldavad reaalsust. Kuna analüüside autorite keskseks eesmärgiks ei ole kooskõlalisus tõega, vaid valitseva eliidi poolt kehtestatud narratiiviga. Olukord on eriti ebamugav, kui analüüsitav reaalsus hõlmab arvukalt fakte, mis on ühtaegu kaalukad, ümberlükkamatud ning kokkuleppelistest valedest pungil narratiividega täiesti kokku sobitamatud. Vajadus karjääri säilitamise nimel koostada analüüse ja esitada seisukohti, mis võivad, aga ei pea olema kooskõlalised oluliste tõsiasjadega, ent peavad olema kooskõlalised ametliku narratiiviga, on põhjustanud olukorra, kus praktiliselt kõik maailma võimuaparaadi liikmed, olgu tegemist diplomaatide, sõjaväelaste, luurajate või riigiametnikega, asuvad rääkima asjadest otsekoheselt, siiralt, ausalt ning olulisi tõsiasju vaiba alla pühkimata alles siis, kui nende ametinimetuste ette on tekkinud eesliide endine. Endine staabiülem, suursaadik, luureohvitser, diplomaat, kantsler või keegi muu selline. Ideoloogilise diktatuuri ja vabaduse taset võiks erinevates riikides liigitada aga umbes järgnevalt. Esiteks, maksimaalselt vabad riigid. Need on riigid, kus kõik riigiaparaadi liikmed
võivad sõltumata oma positsioonist avaldada karistust kartmata oma seisukohti nii eraviisiliselt kui avalikult ka siis, kui need erinevad diametraalselt ametlikust narratiivist või konsensuspositsioonist.